suur Paunvere väljanäituse laat, nagu tema ametlik nimi on, kuigi kõik ütleme lihtsalt Paunvere laat, toimub vast juba pea 30 aastat, nii et kestvust on. Nüüd küll jäid viimased paar aastat vahele, sest et ei saanud korraldada. Aga tundub, et on leidnud laat oma selginemise, et kauplejate arv ei peagi enam suurenema, sest et ta on juba tegelikult vahepeal ületanud selle piiri, mis hea oli. Et mõistliku suurusega laat, kuigi ta on siiski väga suur, on täitsa, ma arvan, et külastajale isegi meeldivam ja tähtis on see, et siin oleks ruumi, et me suudame pakkuda külastajale hea elamuse ja siis on meil kauplejad ka rahul. Selle aasta nunnunäitusel ei ole väga suuri aiasaadusi. Kas on halb ilm olnud või inimesed ei ole lihtsalt raatsinud näitusele tuua. Aga ma tooksin välja Vasula aia perenaise poolt saadetud 36 erinevat õunasorti. Et väga super valik. Anu Uudelt Elvast. Peaauhinna võitis see aasta üllatuslikult Elvast Anu Uudelt, kes veel täna hommikul tõi 3 meetri ja 4 meetrise läbimõõduga laudlinad, pluss veel kaardin, mille kõrgus on 1,70, laius 2 meetrit ja peale. Et minu jaoks oleks elutöö, aga tema on õhtuti peale tööd seda teinud, et ma ei tea, kuidas ta suudab seda. Et väga super töö. Palamuse laada teeb eriliseks kindlasti Palamuse ise. Seda ei saa korraldada kusagil mujal. Ja ma arvan, et see erilisus on iga ühe jaoks leiab ta siin oma, miks ikka tullakse siia. Aga tundub, et see ajalooline taust mitte ainult see, et Palamuse on meie südametesse kirjutatud, vaid ka see, et see laat on toimunud nii palju aastaid juba ja ta on traditsioon. Et selle on see oma võlu ja väärtus, sest laatasid on tunnistatud, üle Eesti on tõesti palju. See laadakultuur meil õitseb praegu, aga igaüks teised alles otsivad oma, meil juba on oma olemas.